tere hommikust! Tere hommikust! Meil on laupäev. Meie aja järgi kas ainult täna või täna-homme lähevad üles meie sellised väiksed ülevaate kokkuvõtte vlogid ja lähme siis siit kohe edasi. Siia veel ette tulevad tolkuse klipid. Tere, tere! Mis te teete? Kas nii? Isime oma kiivriga. Ja kus sa siis lähed selle kiivriga? Sõitma. Ja kus me sõitma läheme? Meile läheb. Sinna rabasse, eks ju? Vaatame, mis sest välja tuleb, on ju? Me tulime... Kas me oleme siis Tolkuse rabas või? Jah. Me tulime siia Tolkuse raba õpperajale. Jäta natuuri veepudeli siia. Ja pakime ennast lahti. Väikene tegelane on siin. Nii, aga läksime matkamaa. Opsti, hoia kinni. Või tahad sa käest kinni? Ja, igaks juhuks käest kinni. Lähme sinna suurele trepile. Mis asjale? Lähme sinna trepile. Ja, lähmegi. Rannametsaluited, vot. Ettevaatust, komistusoht. Näed, Emali, siin on silt, vaata üles. Siin on silt, et siin võib komistada. Aga see vesi on alati nii nagu... Läbipaistev. Ma tahaks öelda puhas. Selge. Jah, selge. Ops, vot näed, võibki komistada siin ettevaatlikult. Koer juba läheb kuskile kondama. Nii. Seal all on auto. Siin on nii ilus. Siin all on see raja lõpp. Päike paistab appi. Nii mõnus. Sellised luksused kodu lähedal. Veits õige tegu oli vist see Pärnumaale kolimine vahelduseks. Et siuke 30 mintsa kodust ja me oleme kuskil mõnusas kohas. Ma loodan, et sellel väikesel on ka siin hea olla. Ta ei olegi meil enne seljas olnud. Me emmik andsime ka vist päris vähe sellest, sest ta minu arust ei meeldinud. Ma mäletan ühte korda ehituspoes ja rohkem ma ei mäleta. Siuke mõnus. See, alati kui me oleme Lätti sõitnud, siis see osa siin on täiega mu lemmik olnud. Oot, me kohe pikniku küll ei tee. Igatahes see osa on alati mu lemmik olnud. Just need sellised künkad siin tee ääres. Ja see männimets ja kuidas päike siin all särab, see on nii ilus alati. Ja nüüd ma saan siin jalutada. Ja jõudsime Tornini. Torn on siin selle väikse rootsu taga. Siin on jätkuvalt nii ilus. Sealt poolt paistab meri juba. Sa tahad juba alla minna või? Oota. Tule seisa siia emme juurde. Vaata sinna otse ette ka. Hoia servast kinni igaks juhuks. Vaata kui ilus. Ei, seal ei ole meri, seal on raba. Raba ja metsad ja puud. Praegu päris üles ei hakkagi minema. Teised nagu nii siin ka ootavad. Nii, läksime siis. Okei, no vasta ootab seda. Issand, kui ilus. Ma ei või, männimetsad on ikka imeilusad. Kuidas sul siin on? Näh. Üks pani siin ees minema, siin oli nii ilus vaadata, kuidas ta jooksis vaikselt. Asuur! Siia! Tule! Näh! Tahtsin näidata, et ta täiesti läbi värg. Vaadake, ma ei tea, kas see näha, kuidas ta emmid taga ajab. Ta on ju ikkagi karjakoer, ta kari on laiali. Ta jookseb meie vahelt. Näh, miks ta minuni ei tule? Ta on hakanud veefänniks. Ta on juba enam ära kujunud. Vahepeal ikka. Näed? Nii ja nüüd, kus see väike võlg on parandatud, siis tulevad siia ka peal, räägi nüüd sina. Nüüd sinu... Kuule, Kalju. Väikesed klipid sellest, kuidas ma käisin töö juures
tööga tiimiüritusel Paukjärvel. Ma ei saa, ma teen vanilli seda pannkooti. Vanillisuust meil ei ole, on ju. Praegu ei ole veel ju. Tere! Sina tahaks seda võtta, jah? Ma ei anna sulle seda, sest ma tean küll, sa pistad selle suhu. Hommikust. Kell on tegelikult juba, ma ei tea, vilgub 9:41. Ja mina sõidan sellisesse kohta nagu Paukjärve. Mul on tiimipäevad tööl ja siis me mõtlesime, et pärast koroonapausi võiks minna loodusesse, nii et lähme sellisele matkarajale. Võtsin koera ka kaasa, tee on päris kohutav. Selline väike kruusade lõikam viimane 10 kilomeetrit, mis kohati on okei ja kohati on päris kohutav. Võib-olla punast mütsi kaasas. Oleks Kristo siis, jah, oleks Kristo siis saaks öelda, et kuri karu on puu taga. Ma mäletan, kui Kristoga see koroona võtta väike rappunud vaatama läheb. Siin on see, mis läheb järsku sigavaks, jah? Ära mine, ma ei taha järgi tulla sulle. Ei tea, kui viskab käsi, kas ta läheb järgi sulle? Ma arvan, et ta läheb niisamagi. Tal millegipärast ta nagu käib vee ääres ja siis kukub kogu aeg vette. Korraks libised jalga. Metsa ja paevastama. Istu. Lama. Istu lama. Ei, lama. Tubli lama. Suur, siia. Kardab. Mis mees see on, kes vee alt välja tuleb niimoodi, onju? Issand. Tule minuga, ujume koos kõrvuti. Ma mõtlesin, et sinu pärast ma läksin ujuma. Kardab. See ei ole mees, jah, see käis vees, vastik. Jah, ta ei taha, et sa raputaks. Saab märjaks. Teisest kohast. Siia. Selle tüüdiga on küll koos üle. See põhi on muid hästi tugev korralik nagu liivarannas. Siin on mingid seda sodi natuke peal, aga seda ei tunnegi, et on hästi mõnus põhi on. Aga ta täitsa korra ujus ka enne, vaatasin. Näita tal keppi. See on nii naljakas, et ta kardab. Ongi käidud umbes, väga pikka maad ei käinud, umbes 9 kilomeetrit äkki oli kokku. Kell on kohe 3 ja nüüd tuleb mõnus tagasitee alguses lemmik kruusalõik. Lasin teistel ees ära minna, et ise viimasena minna. Meie Asuuril on meeletult puuke. Et üks päeva Asuur käis minu vanematega või minu emaga metsas ja tal oli umbes vähemalt üle 20 puugi oli kindlasti. Need olid küll kõik lahtised veel, kuna saime vist nii-öelda enne jaole. Koer alles oli metsast tulnud, ei olnud jõudnud kinni võtta veel puugid, et umbes 20 pluss puuki võtsime lahtiselt ära. Järgmine päev oli veel paar tükki maas, osad küll surnud. Asuuril on puugirihm kaelas, mis
peaks olema siis tappev ja peletav. Et aga hetkeseisuga ma olen põhimõtteliselt iga päev Asuurilt võtnud ära, noh, vahet ei ole siis kas lahtise või kinnise puugi. 1-2 puuki ja praegugi jalutuse käigus oli tal juba 2 puuki jõudnud lõua alla kinni minna, et suhteliselt värsked puugid olid nii-öelda, et oli näha, et alles tulnud, kuna mõlemad olid natukene jõudnud siis verd imeda, süüa, ma ei tea, kuidas seda kutsutakse. Aga igatahes mega palju puuke on ja me Liinaga mõtlesimegi, et kas peaks ise ka need puugisüstid ära tegema, et meil ei ole kummalgi vist kunagi neid tehtud, lastel ka ei ole. Ja vaata siia. See on automaatne. Seda teist saab vist, siin neil vist ei ole teist. Okei. Tavaliste meilide oma saab muidu. Issand, jälle on sinu Baking soda, baking soda. baking powder, need on 2 erinevat asja, üks on söögisooda. Ja. Baking powder, baking powder. Nii, Ivel läks kõigest lolliks. Igal juhul härra soovib õue minna. Nii et ma lähen teen temaga selle hommikuse tiiru ära, kell on päris palju, nii et suht sükene hiline hommikune käik on. Ja siis... Kus veel? Ma ei tea, mis me veel teeme. Emmi on meil vanavanemate juures. Eks me läheme toome tema ära ja siis vaatame, tahaks natukene koristada ka, aga eks näis, kulgeme lihtsalt mõnusalt. Ja läks just alla Emmit tooma, Emmi toodi koju. Ja ma teen endale üle 100 aasta sigedaga lokid, sest et ma just, ma ei tea, mõni päev tagasi sain oma sigeda. Ja ma jätsin teise emale. Ehk et ma olin siin paar kuud ilma ja suurel rõdul ja nägi, et ei oleks alla. Igatahes mõtlesime, et lähme jalutame. Äkki tahame kuni varsti magada, et lähme siis jalutame niimoodi, et ta magab kärus. Ja ma teen nii kaua endal juuksed vahelduseks. Teen kerged lokid. Vaatame, mis siit välja tuleb. Ja läks siis alla tooli oma autost, meie autosse tõstma. Ja siis kiirelt sätime asjad niimoodi, et saab roboti jätta tolmu tõmbama põrandatelt pakki. Ja siis saab minna sõidama äkki näiteks linna kuskile jalutama. Siuke linnajalutus kõik tükk aega juba plaanis olnud, aga pole nagu üldse näinud. Nii et ma siis teen omal juuksed korda ja siis nad peaksid varsti jõudma ka. Tšau! Ma käisin kassikuga vaatama. Käisid kassiga vaatama kohe? Noh, tädi Kaia juures. Mis ta nimi on? Mis su nimi on? Ma ei tea. Ei tea või? See on hästi tuline ettevaatusteks. Kas võtad tossud? Jalast. Aitan. Seda juba said. Pakkisime ennast lõpuks kokku. Tahtsime tulla linna peale või kuskile, nii et me tuleme jõe äärde jalutama. Ja ma ei saagi vist midagi muud filmida GoProga, sest et aku on tühi. Aga käisin, võtsin ruttu lastele smushi tuubid ja paki mähkmeid, sest ma taipasin, et kuidagi väga venis kõik ja ma ei võtnud mähkmesisusid kaasa. Nii et me peame poisil kuskil siin mähkmed vahetama, aga igatahes ilm on praegu täiega mõnus ja siuke... Natuke tuuline. No natuke tuuline, aga see tuul on soe.
ja lähme siis jalutame. Naudime seda suvist ilma ja seda, et me oleme Pärnus nüüd kogu aeg. Okei, kaamera valetas mulle. Praegu näitab küll 92% akut, enne näitas, et tühi ei hakka laadima. Kas sa tahaksid tekki äkki? Täna on nagu soe, aga tuuline. Et näiteks Jovallil oli päris jahe. Aga Emil ei ole jahe. Ja tema ei oska mulle öelda, kas tal on jahe või ei ole. Minul ei ole jahe. Mul on see pikk hõlst peal ja jalad on paljad, aga mul jahe ikka ei ole. Aga mina olengi vist keskmisest parema külmataluvusega. Või siis mitte keskmisest, vaid Joelist parema külmataluvusega. Ma ei tea, kumb meist nagu see keskmine on. Appi! Meil on ju sotsiaalselt julge laps, et mina ei ole väiksena kunagi siuke olnud ja mul on nii võõras seda vaadata, aga ta tahab võõrastele lastele minna tänava peal tere ütlema kogu aeg. Ja so cute. Kõik on nii ilus, roheline, mõnus. Jah, kõik on mõnus. Me tegelikult tahtsime, et ta magaks, aga lähme! Oota su. Ja lähme siis siit üle. Mine. Aga siin peab keskel olema, on ju? Kuhugi minna ei tohi. Või? Ei julge olla siin lapse ja koeraga. Üks tirib ühele poole, teine jookseb teisele poole. Suurile peaks juua andma. Tal on keel. Vestil, jah. Kas sa valid selle? Seal all on, jah. No ma teen. Emme otsib vee välja ja siis ta teeb pilti. No, joo nüüd. Jah, kuule. Ta ei taha tavaliselt siit juua, aga see, ta nagu mingi natuke võtab, aga see on nii mugav asi ikka. Ei taha praegu. Pilti, jah. Ära jookse! No lähme vaatame. Mingi käekott pepu meil. Väga kus läheb sinu stiiliga kokku. Näed sa, see on Pärnu linn. Millegi pärast kive täis visatud. Ja Torn on lonti vajunud. Kuninga tänav on see. Meie kodu ei ole siin. Ma arvan, ei ole jah, meie oleme need siin. Jaa. Näline. Ei noh. Kas tal on elevant ka? Ma arvasin, et ainult käed elevant. Istu.
Asur, istu. Ma olen siin poistega. Emi ja Jüel läksid sinna. Sa ei hakka sööstma. Siis ootame neid siin Pargisjärvel. Mulle nii meeldib see aeg, kus on need lehed veel sellised noored ja helerohelised. Pirukad ja pantšikud jõudsid. Nii jah. Seal all koti sees. Ei, sina ei võta. Täiega hea on. Siin on juua. Siin pargis on mingid täiega ilusad lillad puud. Hästi hea lõhn on ka. Me jalutame auto poole. Ja siis lähme Jali pere juurde grillima. Seis riida. Ei taha või? Siis ei lähe täitsa inimesi. Rong. Sa oled siin kunagi käinud ka selles rongis, aga sa, ma arvan, ei mäleta hästi. Ja see oli eelmine aasta, kus sa võõraid tükkud taga ja Kimbutasid neid. Nii. Kuidas kimbut? Aitan su maha. Just tahtsin veel olla. Tahad veel seal olla? Emme oota veel. Oota. Asur siia. Istu. Asur. Ei kuula. Miks sa ei kuula sõna? Vaata. Isi vittu, kun ma taga jäisin. Ei tea, võõraid tüdrukuid. Ja meist tagajäämine on. see, kui sina jooksid eest ära ja mina jooksin sul järel ja tahan sind kätte saada, siis mina ajan sind taga. Seda võib teha joostes või rattaga või autoga. Saime autosse. Nii tuuline on. Ma vihkan alati seda tunnet, mis pärast nahal on, kui on Päris palju kõndisime. Palju kõndisime, mul ei ole kella. No, ma ei ole vist täna kuskil mujal rohkem käinud 8,6 kilti. Ei tea, kas on? Peab olema. Okei. Ma ei ole täna käinud kuskil. Mul oli kell laua peal kodus. Ei ole käinud küll, jah. Kutsad siin? Franki? Carlos? Tere! Ninad kohe vastu. Ninad vastu, jah. See on Tita Beebi. Ka filmida. Sina tahad ka filmida? Palun. Oh. Ma näinud, mul on raske ette, kui mul on veel mälestus. Selline või? Jaa. Tugi ju sama värvi ka. Millal võistlused? Peaks need juulikad ka tooma. Need vorstid saab ära võtta või? Need on kanavorstid. Kiseb ilus siin. Kaamera, seda ma ei anna sulle. Nii, nüüd oli üks pakk. Tule vaata, mis siin sees on. Hea foodie. Meil on hea meel tutvustada sulle uusi hulle kastmepoisse, kes on kohal, et lihtsalt särtsu ja põnevaid maitse nüansse sinu taldrikule. Crazy Bastard kastmed on orgaanilistest koostisosadest ja käsitsi valmistatud. Säilitusainete vabad ning sobilikud ka veganitele. Vürtsita nendega erinevaid liha- ja taimeroogasid nagu taakod, grillliha, pokebowlid, salatid või miks mitte ka salakavalaid kokteile. 7 erinevat vürtsi tugevust. Meil on see must olemas, sest et Joel sai jõuluvõnad. Ai.
Õnneks polnud midagi väärtuslikku. Ahaha. Nii. Jalapeno and date. Ehk siis jalapeno ja tattel. Scotch bonnet and Caribbean spices. Ja chipotle and pineapple. Väga nice. Ehk siis saab neid lahjemaid, 3 kõige lahjemat proovida nüüd. Aitäh. See on see, kui paskad soovi universumisse ja siis see lihtsalt niisama täidetakse, sest kommenteerisin Mari Ojasaare postitust Instas ja siis Crazy Bastardi kutid või tšikid, ma ei tea, kirjutasid mulle, et nad saadaks mulle ka proovimiseks, sest ma mainisin seal täpselt, et ma tahaks neid mahedamaid proovida. Et siis täna saabki proovida. Ja laupäev hakkab läbi saama, vaikselt kell on 8:30, me lähme sõidame koju jälle vaid 1 lapsega, sest et üks otsustas taas kord, et oleks hästi vaja sinna ööseks jääda. No okei, las jääb. Ta lubas tagasi tulla, kui ta 4 saab. Alguses 14, aga siis pärast ütles, et kui 4 saab, siis ta ikka tuleb koju. Ja, et siis ta on jälle meie laps. Siis meil on 2 kuud veel oodata. 2,5 kuud. Ei, 2 kuud umbes. Ready, Sue? Juurseid. Jaa, aitäh. Ja pum. Tegelikult on siis niimoodi. Ehk et me lõpuks sätime minna emmikese juurde. Ehk igatseb meid täna ikka, eile ütles, et meie laps jälle siis, kui ta on 4-aastane. Ma vist rääkisin seda eile õhtul. Jaa, ilmselt küll. Aga lähme siis. Käime paekasi peale või? See pole kunagi kuskile vahele. Käime Rimis ära ruttu. Ja siis lähme teeme süüa. Näita mulle. Pikneme Queenil. On jah? Ma tahan ka filmida. Tahad ka filmida või? Jonni või? Sul vaata siia. Jah, näeme. Filmin sind hoopis. No? Nii hea maitsega söök. Noh, jõmm. Mis teed? Sa tahad ka filmida või? Tältä siinpool, siis on suur, saab paremini püüda neid. Oot, Jon. Mere poole. Harjutame rattasõitu. Ma olen kinni. Praegu oleme patused ilma kiivrita. Vahepeal hästi korra lasen lahti, et sa saaks tasakaalu hoida ise nagu. Aga sa pead... tal ei ole siin praegu kukkumisvõimalust. Lihtsalt on, hoiame Jooli vanemate juures seda ratast ja kiiver on hetkel vist kodus. Vaatan! Äge, eks ju? Pumpab su nalja täis või? Oota, auto tuleb. Ma ei tea, kas me leiame, aga sidelipuu otsast tunne. Vaata need õied on 1, 2, 3, 4.
ükskord on aga mõni, kui on piiega, siis tuleb see siit põõsa seest välja noppida. Ära süüa. Siis juhtub midagi väga head üks päev. Siuke oli siis meie nädala lõpp, nädalavahetus. Täna võtsime mõnusalt, nautisime natuke puhkepäeva. Tegime asju aeglaselt. Jah. Ja chillisime. Sa seda magustoitu ja seda ka filmisid või sööki? Mina natuke filmisin õues seal vist. Okei, igatahes me tegime täiega head Panofi seda mingit klaasi magustoitu. Mis see oli? Taimse teisipäeva lehel on retsept üleval, kes on huvitatud. See on täiega hea. Aga aitäh, et vaatasite. Ja näeme järgmises videos. Tšau!